Timo Lõhmus, Tallinna Selver diagonaalründaja, Eesti karikafinaal täna õhtul on ees ootamas. Sinul, arvestades seda, millised on olnud su viimased aastad võrkpallurina rannavõrkpallis, nüüd tagasi saalivõrkpallis, kuivõrd eriline õhtu sind ees on ootamas? Oi, väga eriline. Kui ma seda aastat alustasin, siis esiteks mul ei olnud õrna aimugi, et ma põhikoosseisus olen. Ja teiseks see, et karikafinaali üldse jõudsime, see on juba nagu omaette nii-öelda saavutus, et see on väga lahe, jah. Ma olen sult ükskord juba küsinud ka siin hiljuti, aga küsin uuesti, kuivõrd eriline on olnud ka see teekond nüüd tagasi saalivõrkpalli juurde, on see olnud lihtne või raske? Eks ta on, ma ütleks, et pigem raske ikka, et see harjumine ikka võtab aega ja eks see kõik need nüansid, mis siin nagu vahetust pidid saama, et siiamaani natukene harjun, et aga nüüd on siuke okei, et kõik on nagu enam-vähem paigas ja eks see läheb aina paremaks ja eks ma arvan, täna õhtul on nähem, kuidas see üldine seis siis on. Südames oled sa veel rohkem rannavõrkpallur või saalivõrkpallur? Ei oska vastata praegult, et tahaks nagu randa mängida, aga olukord on selline, et seda lihtsalt ei olegi võimalik praegu teha, et eks vaatame, mis suvel saab ja mis järgmine hooaeg üldse saab. Palju sul on olnud mängijana muutunud võrreldes selle aja, kui sa enne randaminekut mängisid saalis samuti diagonaalründaja kohal? Kas sa oled teistsugune mängija või on sul kõik põhiasjad jäänud samaks? Ma arvan, enam-vähem on sama, aga lihtsalt füüsiline pool ja võib-olla isegi mentaalne pool on natukene tugevamaks saanud, et see on normaalne ka, et kui inimene saab vanemaks, et ta läheb ikka targemaks, et selliseid lolle vigu äkki on vähem ja siuke, et üleüldine platsil olek on kuidagi kindlam, et eks ta on natukene ikka paremaks läinud, ma arvan küll. Mida sa õhtusest finaalist ise ootad ja kuivõrd tugevaks sa täna Tartu Bigbanki pead? Eks nad on tugevad ikka, et ega nad ilma asjata oleks kõik esimese ringi mänge võitnud, et ma ei tea, kõigil on omad võimalused olemas, et see mäng võib ühele poole kalduda, võib teisele poole kalduda, et see oleneb ainult sellest, kes kuidas oma mängu käima saab. Kas diagonaalidest on täna selge eelis ikkagi Selveril ja Timo Lõhmusel, mitte Tartul ja Valentin Kordasel? Ma arvan, mõlemal on oma võimalus, eks neist, kes oma võimaluse ära kasutab. Kas ütleme vaadates, kuidas Valentin Kordas tänavuseks hooaegs Tartu Bigbankiga leping on olnud seal põhimees, mänginud ka eurosarjas päris huvitavaid mänge, on sul endal ka andnud kuidagi kindlust ja motivatsiooni juurde, et sina ju tegelikult ei ole kõige pikem diagonaalründaja, et arvestades näiteks seda, et sul on ka vasak käsi veel, mis teeb sind veidi erilisemaks, et sul tegelikult on potentsiaali ka diagonaalis mängida või palju sa üldse mõtled selle peale, et kui kaugele sa ka saalivõrkpallurina võiksid jõuda? Eks ma vahepeal ikka olen mõelnud, aga just viimasel ajal pole nagu eriti mahti saanud sellele mõelda, et siiski veel pole nii-öelda rannavõrkpallis täielikult üle saanud, et kuna ma ei tea ise ka, mis mul tulevik ette toob, siis ei oska nagu unistada ka. Nurgaründajana sa ennast praegu veel ei näe, pigem ikkagi diagonaalis mängid kogu aeg? Sellele pole ka saanud mõelda selles mõttes, et sinna nurgaründaja positsioonile ma pole päris ammu saatnud, et pärast noorteklassi vist paar korda ainult, et jah, pigem jätaks selle vahele vist, jah. Lõpetuseks, Selver on olnud viimasel ajal väga hea soos. Mida sa Andres Toobali peatreeneri kohta ütleksid mees, kes siis esimest aastat alles peatreenerina töötamas? Ütlen ausalt, et alguses, kui ma tulin, siis ma ei osanud midagi arvata. Enne seda, kui ma tulin, et ma olin teda varem näinud abitreenerina siis, aga ma ei kujutanud ette, kuidas ta peatreenerina hakkama saab ja ma natukene kartsin ka seda. Aga nüüd, kui ma olen temaga teinud juba mõnda aega, siis väga-väga lahe. Et see, kuidas ta oskab nagu mängijaid paika panna ja kuidas ta oskab ennast väljendada trennis. Et see on väga lahe. Rõõm kuulda, Timo, rohkem sind kinni hoia, edu sulle juba õhtuseks finaaliks. Aitäh!